Soomaal on 5 aastaaega, kevad, suvi, sügis, talv ja suurveeaeg. Selle aasta suurvesi uputas juba veebruaris ja kui pühapäevitaja kohale jõudis, polnud suurveest enam jälgigi. Küll kippus aga taevast alla tulev vesi meie kauneid looduse nautimise plaane takistama. Õnneks anti meie käsutusse väga optimistlik teejuht Algis, kes kõigest hoolimata suutis meid ikkagi raba peale meelitada. Torist tulite? Jaa, Torist tulime läbi. Siis tulite Jõesuni, tuli asfalttee. Jaa. Siit ongi siis 2 teevarianti. Üks läheb siia Saarisoo Kanukeskusesse ja teine tuleb siis siia nüüd, kus me oleme. Ja selle laudraja pealt ei tohi nagu kõrvale astuda, ei ole soovi. Tähendab, eks me teeme neid laudradu just selleks, et seda maastik ära ei tallata, sest kui me siin käiksime kogu aeg ilma selle laudrajata, siis rabamaastik taastub väga aeglaselt. Sellepärast me neid teemegi. Siin on selle rajaskeem peal. See on hästi lihtsalt tehtud, et oleks arusaadav. Siin on siis see punane joon tähistab seda laudrada. 5 kilomeetrit laudadest rabarada oli sel kenal päeval liig mis liig. Tagasi bussi ja kuivemasse ning soojemasse paika, täpsemalt Soomaa rahvuspargi külastuskeskusesse. Soomaad on kerge müüa, arvab rahvuspargi direktor Meelis Suurkask. Suurvett, kus juures palju võimsamad kui Soomaal on Eestis mujalgi. Näiteks Alampedjal, Emajõe Suursoos, kuid Soomaal saab autoga sõita veepiirile ja sõidukist väljumata vaadata, kui palju seda vett tegelikult on. Üks oluline omapära on aga Soomaal veel. Tal on niisugused omapärased kultuuritraditsioonid, et see ühepulootsik nagu jälle niisugune arhailine asi ja see on nagu kuulsaks saanud ja tal on legendid juures ja et see nagu teeb selle piirkonna niisuguseks ekstravagantseks ja eriliseks, et inimesed sõitsid siin nende lootsikutega ja ikka kui su suurveaeg lootsiku aknast sisse sõidad, siis on niisugust midagi erilist ja teeb väga eksootiline. Kohe eksootiliseks. Kogu selle eksootika juures ei tasu aga kaotada ka ohutunnet. Eks kogu aeg tuleks nagu järgi mõelda, et mida sa ikkagi teed, et ega see ei ole kõige olulisem, et teha palju, vaid olulisem, et võib-olla teha nagu jagada oma aega nii, et jätkub ka pere jaoks ja oma hobide ja huvide jaoks ja siis teha nii palju, et asi ikka edeneks ja pigem võib-olla teha nagu vähem, aga teha rohkem koos. Et teha nagu rohkem koostööd teistega, et see on nagu hästi oluline. Kevadel on Soomaa eraldatud nurgake ja tavaliseks liikumisvahendiks on ka nuu. Kui tahaks nagu kinos käia või teatris käia, siis alla tunni saab nii Ugalasse kui Endlasse, Pärnusse, Viljandisse. Üks asi muidugi on, et kui nagu lapsed nagu sedavõrd suured juba on, et kohalik nagu põhikool ja päikseks või see saab läbi, siis võib-olla tuleb vaadata, et kuidas nad saaksid nagu edasi õppida. See tendents võib-olla käia linnas tööl või siis kas või osalise ajaga olla linnas ja osalise ajaga istuda näiteks kuskil arvuti taga ja teha kuskil talustööd, et see on vist nagu ikkagi nagu levinum või ma usun, et see asi on võib-olla tavalisem. Et vaevalt, et nüüd maal seda tööd nii palju on, et linnainimesed maal hakkavad käima. Et pigem vast ikkagi see, et maalt linna. Et jah, et maal on nagu mõnusam ja turvalisem elada ja samas linnas on nagu võib-olla rohkem tööd. Kogu aeg tuleb vaeva näha ikka, et mõelda välja uusi atraktsioone ja ütleme siis nendele inimestele, kes siin juba käinud on, et pakkuda järgmine midagi uut ja huvitavat ja samas otsida siis igasuguseid selliseid, kes veel käinud ei ole. Tegelikult on see niisugune väga vana
vana nagu meie laiuskraadi selline hügieenivahend, selline vann. Nii et alati on käidud sellistes tünnides tegelikult. Talvel istutud augupilvi peal pea. Eks ta tegelikult on siin Põhjamaades, ütleme Alaskal ja Soomes, Rootsis on ta üsna populaarne asi. Tünnitäie sooja vee saamiseks kulub tervelt pool päeva ja ahju uhatakse 3–4 kärutäit kuivi halge. Tõeline eksootika. Kes eelistab aga karastamist, siis võimalus ka jääkülma jõe vette sumatada. Tuleb öelda, et väga piinlik lugu, keegi pole veel rätikuga tünnis käinud. Ei ole. On halvasti, mis teha? Siit meil on välja ei tule, ma arvan. See on Eesti parim mullivalm. Lahedad inimesed, need Soomaa inimesed, tahavad teha ja teevadki. Neil on rahu ja vaikus ja ürgne loodus. Tööd rabatakse aga mehe moodi ja ikka seepärast, et see linna inimesel oleks maale pagemise võimalus.